järgmisena siis Joonas. Tere! Minu ettekande eesmärk tegelikult suures plaanis on see, et tekitaks küsimusi paneelile ette. Et ma proovin hästi laialt tulla üle kanepi kasvatusest nii kevadest sügiseni siis ja järgmisesse kevadesse välja. Et saaks mõned punktid, võite jooksvalt ka küsida, aga lihtsalt kui on võib-olla pikem küsimus, siis saame paneelis arutada, kus reklaami mõttes ütlen ära, et on Ahti Kalde ka, kes on üks suuremaid praktikuid Eestis kanepi kasvatuses. Aga lähme siis minema. Mina Joonas Põllumäe ja Nordic Hempis töötan tooraine kvaliteedijuhina ja hakkame siis külvist või seemnest pihta. Et see sordivalik on oluline osa kanepi külvi juures. Meie oleme viimastel aastatel hästi palju tegelenud estikaga. Estika on sort, mis on Nordic Hempi oma ja me saame seda siis lepingu aluselt siis anda välja. Ja enamasti meie lepingus me saame, ongi siis estika. Aga siin on siis valik, mis on meile sobivatest sortidest tegelikult välja toodud. CFX2 on samuti väga okei asi meie tootmisesse. Loja, Astalviesi on 2 Läti sorti. Siin on, miks need sordid on toodud välja, on just peamiselt see, et THC piirmäär oleks alla 3 milligrammi kilogrammis, kui ta meieni jõuab, ehk siis tootmisesse, koorimisse või õliks või proteiiniks. Ja Aardil on küsimus, küsi julgesti. Ma täpsust küsimust ei ole, ma täpsust ära, Astalviesi seda ei tohi Eestis kasutada, ainult registreeritud Lätis. Jah, selge. See on sul tõesti õige. Loja tohib kasutada, Astalviesi on Läti rahvuslik aare põhimõtteliselt. Ta sobib meile töötlemisse, ehk siis, et me Lätist ostame seda. Ja. Et kui lätlasi juhtub saalis olema, siis teate, et teie võite kasvatada, aga ärge Eestis veel ei või. Ja tõin ära ka sellise sordi nagu rakk. See on uus sort, mida me sellel aastal kasvatame Eestis suuremal pinnal, küll katsena, kontrollitud kasvatajate juures ja sellest loodame suuri tulemusi, aga veel ja oleme siis ka sellest aastast alates selle sordi esindajad Baltikumis või Euroopas, kus me oleme? Euroopas, jah, täpselt. Et loodame tulemusi. Nii, edasi viljelusviis on Eestis 2 tükki, mahe või tava, eks ole. Pildid lihtsalt illustreerivad, siin ei ole mahemees ega tavamees, on lihtsalt ilusad põllud. Ühesõnaga, mis nende erinevus on? Maheda ja tava mõttes lõppkokkuvõttes põllumehe jaoks kõige rohkem on erinevus hind. Et lihtsalt ütlen ära, et lepingus maheda kokkuostu hind on 1800 eurot tonn ja tava kokkuostu hind on 1200 eurot tonn. Millised harimisviisid? Kõik, mis pähe tulevad, kõik sobivad. Et on Eestis ära testitud. Eelmisel aastal rääkisin paneelis pikemalt sellest katsest, mis me Sadalagros tegime, tehnoloogilise sellise suurema mahulise katse, kus olid erinevad need harimisviisid tehtud. Oligi siis künnipõhine harimisviis, oli minimeeritud variant ja oli ka otsekülv, oli ribaharimise variandid. Nii, siis edasi lihtsalt jälle samast katsest üks pilt ühel kuupäeval. Suurt tausta või tagamõtet ei ole. Jälle samamoodi. Ja harimisviidisest rääkides siis lihtsalt tõin jällegi eelmise aasta paneeli, kui järgi vaadata, mis on meie YouTube'i kanalil olemas. Seda on täitsa hea kvaliteediga võimalik vaadata. Seal ma rääkisin sellest katsest hästi pikalt. Lihtsalt siin ma tõin välja sellest samast harimisviisist tuleneva põllupildi erinevuse. Lihtsalt jällegi ühel kuupäeval. Mis ma veel tahan välja tuua, millest oleme kogu aeg rääkinud, aga siin kordamine on asjakohane. Et üks lihtsalt sadal näide 24. aastast oli selline, et ütleme siis 23. aasta sellest tootmiskatsest tuli välja tegelikult nende näitel, et tavaviljelus seal oli otsekülv, oli hea tulemusega ja see andis julgust siis järgmiseks aastaks külvata otsekülvis. Ja oligi niimoodi, et näiteks üks 100 hektarine põld, väga korralik tulemus, oli 800 kilo hektarilt keskmise saagina, on väga okei tulemus. Aga eelvilja olulisus on ka hästi oluline.
ja see ajastatus ja nii edasi, et noh, oli ka lihtsalt üks siuke näide, kus läks otsekülvis 50 hektarit kanepit, tema eelviili oli tatar ja sealt sellest põllust sai siis väga korraliku tatrasaagi koristada. Et võib ka nii minna. Ühesõnaga, loo moraal on see, et põllumees peab lõpuks ise valima, ise teadma oma põlde, oma eelviljasid, et asjad õnnestuksid. Et hästi keeruline on öelda seda, et kas see umbrohi või teine umbrohi nüüd kas saab võitu või ei saa võitu, aga noh, lihtsalt. Ja siin, mis veel kanepi plussiks räägib sellel slaidil või sellel pildil, see parempoolne foto, kus siin meie pool kraavi on kanep ja teisel pool on tatar, et see on nüüd peale mingisugust suvist maru, mis tatra lõi täiesti siruli ja tegelikult näete, kanepile ei ole mitte midagi teinud, täiesti nagu teises kliimavööndis oleks olnud. Siis koristusaeg, hästi valus, aga hästi kuum küsimus alati, kuna koristama võib minna. Üks indikaator on linnud põllul, väiksed linnud just nimelt siis, kes hakkavad seal valminud kanepiseemnetega maiustama. Ongi reaalselt parved on liikvel, siis tihtipeale on see aeg või tasuks mõtlema hakata. Mis oleks natukene pommikindlam variant, on see, et sa lähed ikkagi põldu, võtad erinevate suurustega neid emastaimi, kus on seemned, harutad selle lahti auto kapoti peal või kodus diivani peal. Ja vaatad sinna sisse, kui palju valminud seemneid päriselt on. Ja vaatad siis ka nende sisse, et kas nad on sellised õhupallid, on nad täitunud või mitte. Et kui sükene 80% hinnanguliselt nendest seemnetest on valmis, siis koristusaeg võiks olla ideaali lähedane. Ja mida veel tasub ka panna tähele just estika puhul, on see, et need emasõie viimased lehed hoiavad sellest seemnest päris pikalt veel kinni. Ja kui seda nagu nii-öelda näpu vahel lahti võtad ja vaatad, et tegelikult on täitsa roheline, siis tasub ka seda viimast lehte sealt natukene maha kraapida ja vaadata, et tihti on seal sees tegelikult juba valminud ja täitunud seeme, ja see roheline osa tegelikult tuleb kuivatades päris kergesti ära. Ja siin on ka see, et kui kunagi oli jutt see, et kui pruun siis valmis, siis ta estika puhul alati ei ole nii. Et siin on piltide pealt ka näha, et need kõik on koristatavad põllud, parem, mis üle ei ole põldega. Aga värvi erinevus on nagu hästi oluline siin. Et siin on justkui pruun, justkui nagu endiselt finola on selline sort, mille järgi õpiti ära, et see pruun ilme näitab, et nüüd on vaja koristama minna ja nüüd saab koristada, siis estika puhul see ei ole 100% täpne. Et tuleb ikkagi vaadata taimi sisse või sinna, ütleme, seemnete sisse. Nii, ja koristustehnika, et ma siit laenasin Sadala-Agro tehnikajuhi käest natukene teadmisi, et kombain on ainuke asi, millega ma ise sõitnud ei ole, aga ma sain pilte ja teadmist tema käest natukene ja rääkisime ka pikalt eelmise aasta kogemusest, kuidas läks. Läks küllalt valutult, vähemalt tema jutu järgi. Ja Sadal kasvatas eelmisel aastal 800 pluss hektarit kanepit. Nende taktika või siis võluvitsad üsnagi lihtsad. Klahv kombain, hästi oluline, et on terav vikat. Siis ongi tavaheedrile, kui on tavaheeder, siis sellised plastiktorud ümber sinna kaitseks. Ja siis sellised kaitseplekid, täiesti ise tehtud sellised turvaelemendid. Et ongi esimese silla ümber siis, ütleme, poolteglite ümber ja käigukasti katteks seal sellised plekid pandud. Juhtmestik, kus käib nagu varred läbi või kust võib kahjustada, siis ongi reaalselt teibid seal ära näiteks on ju. Ja siis siin on kallaku kaitseks pandud samuti. Ma ei tea, kas see on plekk või on see mingi lindi jupp, aga see aitab vältida selliseid tarbetuid pidurdusi ja probleeme. Ja siis muidugi ka see tuleb töö käigus ilmselt, aga lihtsalt, et oleks juba sellised spetsiom väiksed konksud valmis ehitatud, et sa juba tead, et sealt nurga tagant on midagi vaja kätte saada ja selline tööriist oleks siis valmis. Ja
tuleb jälgida ka põldude veeresiimi. See on jälle see asi, mida peremees ise teab, kas ta saab oktoobris ka põllule peale või ei saa. Et lihtsalt siuksed hästi markantsed näited siin, aga lihtsalt, et tasub olla teadlik ja ei tasu nagu ka liiga suure hurraaga siis peale minna, eks ole. Et olgu see õpetuseks või teadmiseks. Kanepi kuivatamisest hästi kiiresti. Võimalusel võiks ta ära eelsorteerida kindlasti, siis, aga olulisem sellest veel on see, et kanep saaks kiiresti kas kuivatisse või saaks kiiresti tuule alla jahtuma, et ta ei jääks kindlasti ööseks autokasti hommikut ootama, sest siis on meil e-koli ja kõik muud sõbrad, hallitused, pärmid lähevad hästi kiiresti ülesse ja kuivatis sellest enam lahti ei saa. Siis tuleb see kallis teenusettevõtte lõpuks, mis on pastöriseerimine. Ja ütleme, meie näitel on see isegi, me oleme selle hinna saanud küllaltki alla, see on 250 € tonn, aga ikkagi on see palju ära anda, kui seda viga oleks võimalik lihtsasti vältida. Kuivatamisel kindlasti soojusvahetega kuivati, et põlemisgaasid ei läheks läbi vilja, siis temperatuur mitte üle 50 kraadi kuivatis. Õlikindlad transportöörlindid, lõppniiskus 6-9, aga võtame eesmärgis 8 kindlasti, et ärme seda 9 sihi. Siis siin ongi, et mida selle töötlemisega või kuivatamisega võimalik on teha. Et kui minna temperatuuriga kõrgele, sinna üle 50 väga palju, siis kanep on koos sellisest 2 poolkerast koorest. Kui selle liiga palju kuuma anda, siis ta teeb oma prõksu, ta saab õhu siis sinna sisse ja hakkab selline oksüdeerimise protsess, mis õlikultuuridel ikka juhtub. Ja siis ongi võimalik. Siin on muidugi see kollane pilt, mis te sinna ette, see on olnud tegelikult hästi kaua õhu käes ja valguse käes meil kontoris üks lihtsalt tükene näidis. Aga ütleme, kui sellist kollast seemet on nagu liiga palju sees, et me iga partii vaatame ka üle seemnele sisse, eks meil on väike kooria eraldi, kus ma keskmise proovi lasen läbi ja vaatan talle sisse, et kas on neid kollaseid siis liiga palju või kuidas see olukord seal on. Hoiustamine, pärast alati piikbägid aluste peale, et ei pane, et teed kõik asjad õigesti ära terve hooaja vältel ja siis lõpuks tõstad selle ilusa puhta kalli kanepi poriloiku või kuhu iganes. Et kindlasti hoida teda ikka lõpuni välja, alused alla, piikbägid kinni, et linnud ja hiired ligi ei saa. Ja temperatuur suvel, kui peaks üle suve jääma teegat, et siis alla 15 kraadi peaks tal olema. Nii, ja nüüd siis ennem natukene võib-olla segadust või küsimusi tekitanud teema, see põhu kogumine. Vaatame nüüd põllumehe vaatevinklist. Siis on teema selline, et kanep on mõistlik nii ehk nii, samal aastal seal midagi koguda ei ole või peale kanepi koristust ei ole võimalik seal saada enam midagi teha. Sa ei lähe seda enam kündma seda põldu või talivilja panema, sest et oktoober hakkab juba läbi saama. Jääb see varst põllu peale talviseks leotamiseks ja siin on Sadalas tehtud üks katse, või mitte katse, aga lihtsalt päriselt siis suuremalt kogutud põhku, aga mitte kogutud sügisel, vaid kevadel. Siis kui on ilmad kuivad, ta on põllulaos, siis ega ta pikali ei kuku see lume sees või kuidagi see kanep, et ta jääb ilusti varret püsti, ta mädaneb lihtsalt maapinnalt ära. Aiaposti mädanemise efekt tekib, kus ta muutub hästi rabedaks mulla pinnalt ja järgmine niidukit tarvis ei ole, vaid ongi vaja kaarutit või vaalutit, millega lüüakse see kanna pealt maha kokku vaalu ja järgmine liigutus saabki olla juba pakipress või ruloonpress, mis iganes, ja saab ta ära koguda. Õige niiskuse juures, ehk siis, et sügisel selle märja hakkega ei ole kuskile mõtet minna või proovidagi seda tööd teha. Ja millest siin oli võib-olla arusaamatus seesama, et mis tehast meil siis vaja on või mis sellega edasi teha, on dekortiseerimine, on selle asja nimi, et sa võtad selle põhu ja sa saad eraldada kiu ja luu. Aga seda me oleme teinud, see test on tehtud niimoodi, et me saatsimegi ühe rekatäie põhku Hollandisse, kus see töö ära tehti, tulid tagasi kiud, tuli tagasi luu. Tuleb välja, et need materjalid on Eestis kasvanuna väga head ja isegi see kiud sobib tekstiili tootmiseks väidetavalt siis Hollandi partnerite väitel, kuna ta on just siin põhjamaises kliimas selle talvise leotuse läbi teinud ja on ikka pehme. See sama, mis saadusite sinna
pollad, mis olid sama, mis talve... Eestis kogutud ja läks siis sinna, täpselt. Et selline, vist ei jäänud seal rohkem segadust äkki või oli veel küsimusi selle põhu kogumise ja selle põhu liigutamise kohta. Et täna on muidugi, eesmärk lõpuks oleks nii meil kui kõigil võiks olla see, et kanepi põhk on kogutud ja see moodustabki siis selle teise saagi sellest samast külvist. Aga kevadel ja et see kõik võiks olla väga loogiline, aga selleks peab olema maht ja selleks peab olema väga hea kuulikindel äriplaan, et kuhu see siis peale seda dekortiseerimist läheb. Nii, aga küll me jõuame selleni ka. Lisa, saate vaadata. Ei, see kanep seal konkreetselt ei ole purustajast läbi käinud, see on kokku valutatud, kokku pressitud, siis pakki. Jah, ilma purustita. See jäi vaalu, aga see osa, mis ütleme seal, ta tuleb sisuliselt tompudena. Kombaini mõte on see, et seal koristatakse nii kõrgelt, kus seemned asuvad. See tüü ise jääb selline 90 cm kuni meeter sinna põldu. Jäävadki sellised pikad varred. Et kombaini mõte on see, et ta ei laseks endast liiga palju kiudu läbi ja siis ta võtabki nii kõrgelt kui võimalik või saab. Et need tombud, mis temast siis sealt tulevad purustajast mööda, kukuvad taha maha, need sisuliselt talvega küllaltki süüaks ära seal igasuguse muu elu poolt, eks ole. Et see ei moodusta sellest lõpp-põhust väga suurt protsenti tegelikult. Et jah. Lumi surub selle varre siis vasta maha? Ei, absoluutselt mitte, jääb püsti. Jääb püsti, jah. Pildi pealt vist ei saa? Jah, mul ei ole vist siin sihukest pilti, siin ongi juba see vaalutamine ära tehtud, eks ole. Siin on, või ütleme seal all vasakul ongi siis vaalud, see on kõrgemalt. Nad ei ole väga tummised või paksud vaalud, aga siin on vaalutaja ära käinud ja seal juba siis press kogub. Lisaks kanepi kasvatuse kohta me oleme teinud siis paar aastat tagasi sellise seeria videosid, lühivideosid, kus on päris mitmele küsimusele, ma ise arvan, et päris hästi ära vastatud, mida tasuks vaadata meie kodulehelt. Instagramis MP Estonia on niisugune asi, mida hakkasime vedama sellel aastal, et sinna üritame sisu toota, et olekski siis sellist ütleme kasvatuslikku poolt. Ja minu poolt jällegi aitäh. Meie tootmine vahil on seal.